Ja on juba jälle järgmine hommik, äratus oli kell 7 hommikul ja me oleme nüüd Salongi sadamas ja Phuket.ee ja Andres viivad meid siis salapärastele randadele. Me läheme vaatame, kus on siis need ägedad puutumata rannad, kus tegelikult turistid käivad, aga seal on nagu hordides neid. Siit samast lähmegi siis siia. See on meie esimene vaat. Jah. Ratcha Jai saarele ja me jõudsime siia enne hiinlasi. Nagu te näete, vaata näita Ratcha Jai, kas keegi on üldse näinud, kes Ratcha Jai'l varem käinud on, et pole näinud hiinlasi. Palun, mõni hiinlane on ka, nemad las olla. Põhigrupp tuleb kuskil tunni aja pärast ja eesmärk oligi jõuda siia siis enne nagu neid suuri masse, et siis te näete, kui ilus tegelikult see vesi siin võib olla. Temad tulevad, siis on kõik see rand on täis siin ja siis meil ei ole siin ruumi ega midagi. Isegi valget liivaranda pole näha. Ja siis mingi lõunapaiku hakkavad siia tulema kalalaevad, kes teevad kogu selle lahe sogaseks, aga praegu on seal paremal kätt on nähtavus on põhimõtteliselt 10 meetrit. Lähme siis naudime seda Ratcha Jai'd. Ja täpselt nagu Andres ennustas, et hakkavad vaikselt tulema ka hiinlased siia koha peale ja nagu näha, neid tuleb ja tuleb ja tuleb ja neid paate tuleb ka juurde. Nüüd meil on õige aeg siit saarelt lahkuda ja minna järgmisele rannale. Siin on uskumatult sinirohekas, türkiis-sinine vesi on siin ja läbipaistev, täiesti uskumatu. Sellist vett me pole elu sees näinud kuskil. Me oleme imeilusal saarel nimega Ratcha Noi. Ja see tähendab seda, et see on selline saar, kuhu tegelikult on päris raske siseneda. Aga praegu hetkel on selline võimalus, kus me oleme täiesti üksinda. No siin saare peal ei ole praegu tegelikult peale Phuket.ee seltskonna, kelle on Andres siin kokku saanud ja siin on kahel pool on selline rand, nagu mis on imeilus sinine ja roheline, türkiis-sinine. Kujutate ette, siin me oleme. Siin teisel pool täpselt samamoodi imeilus rand, nii et praegu ma olen küll nagu tunnen ennast nagu vipina, nii et See on Tai Mojito. Iga üks siia ei saa. Et sellepärast, et siin otsas on selline hoovus ja lainetus. Ja hiinlaste ja kaatrid tavaliselt, hiinlased ei kannata välja sellist loksutamist. Aga joogiks on meil siis tavapärane sang-som. Sang nagu kohvrisang ja som nagu soomlane. Kõige parem, õige hea. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20. See on mul. Let's go! Teokarpe leiab siit. See on mu lemmikrabi, kusjuures selle nimi on Pontu. Pontu, kus sa lähed? Nüüd on meil hea uudis. Me saame süüa viinerid ja kotlette ja riisi.
Andrese reisidel, Pukes.ee reisil saab alati kodutehtud kotlette ja viinereid. Näed, siia panete soja kasvu peale niimoodi. Nämma. Nii, ja laske käia. Pattaya. Oh, you love you, mama. Oleks võinud eelmisse kohta siin kauemaks jääda, et siin paraku läks natuke pilviseks, et ei olnud päikesti palju, aga ikkagi nägite ära selle saare ja nägite mõned kohalikud loomad ka ära siin, tuukanid.